Tere, mina olen Eero ja täna me vaatame, kuidas panna meie tegelased tulistama. Selle jaoks on meil esmalt vaja kuuli pilti. Selle jaoks ma lähen siis siia sprite'ide alla, piltide alla, võtan create sprite ehk siis loo uus pilt. Kuna meil nii suurt kuuli pole vaja, kui meil oli kosmoselaev, siis ma võin vajutada siin resize sprite ehk siis muuda selle pildi suurust. Ma saan teha ta väiksemaks, praegu on 64x64, ma panen näiteks 10x10 ja apply ehk OK. Nüüd vajutan siin edit image ehk redigeeri seda pilti ja võtan kollase värviga sellise ruudulise kuuli. Sina võid teha sellise kuuli nagu ise soovid, palju põnevama, äkki isegi värvilise, aga mina teen sellise lihtsa praegu. Järgnevalt on meil vaja teha kuulile objekt, selle jaoks ma vajutan create object, lisan talle nime, kuul ja annan pildi, kuuli pilt. Nüüd ma lähen siia kosmoselaeva objekti alla, step eventi, ma tuletan meelde, step event toimub 30 korda sekundis ja küsin siit, et kui ma vajutan hiirt ehk if mouse down ja siis vasak hiireklahv, siis mis juhtuma hakkab? Siis ma lohistan siia create instance ehk loo siis uus tegelane ja ma ei lohista ta mitte siia alla, või ma lohistan ta siia paremale kõrvale, sest kui ma alla lohistan, tuleb selline joon, aga kui ma siia õigesse kohta paremale lohistan, siis tekib selline roheline joon. Ja nüüd, kui ma vajutan siis hiireklahvi, siis tekib objekt kuul ja kuhu ta nüüd tekkima hakkab. Ma tahan, et ta tekiks mulle täpselt sinna, kus on meil kosmoselaev. Aga see on lihtne, sest kosmoselaev on meil kohal X ja Y, ehk siis kosmoselaeva X ja Y. Ja nii lihtne ta oligi. Nüüd me võime mängu tööle panna, et testida, kuidas see toimib. Nii, meil tegelane liigub ilusti ja nüüd, kui ma vajutan vasakut hiireklahvi. Siuke tore joonistusprogramm on tekkinud, aga mitte päris see, mis me tahtsime. Midagi on veel puudu. Nimelt on meil vaja programmeerida kuul täpselt nii, nagu me teda tegevuses näha tahame. Lisame eventi ehk siis sündmuse, create. Kui me oleme tegelase loonud, siis me soovime, et ta hakkaks meil liikuma mingis suunas, mingisuguse kiirusega. Ja lisaks me tahame, et tal oleks mingi pöördenurk, aga sellest räägime natuke hiljem. Esmalt me tahame, et tema suund, ehk siis set point direction, oleks täpselt samamoodi, nagu oli meil tegelasel mouse X ja mouse Y. Ehk siis me tahame, et ta vaataks meil siis sinna, et ta suund oleks hiire suund. Järgnevalt on tal puudu kiirus. Ma võin siin otsingu riba kasutada ära korraks ja tooks seda inglise keeles sisse speed, movement set speed ja mina panen ta kiiruseks näiteks 6. Panen mängu tööle, vaatame, mis juhtub. Nii, kenasti, kuulid lendavad siin igas suunas. Väga hea. Aga midagi on veel puudu. Kui te vaatate, siis te näete, et need kõik kuulid on tegelikult ühes suunas. Nende pöördenurk ei muutu. Parandame selle vea ära. Selle jaoks lähme siit, kustutame selle ära ja leiame üles seda samamoodi meil nagu enne oli set instance rotation ja kirjutame siia direction. Ehk määrame meie kuuli pöördenurgaks selle nurga, kuhu suunas ta liigub. Paneme mängu tööle, et testida. Ja nüüd on näha, kuidas nad lähevad ilusti pöördega. Pöördenurk on kõigil olemas. Mulle see mäng täitsa meeldib, aga midagi ma näen, et on ikka valesti. Kui mina arvutimänge mängin, siis ma ei saa kunagi oma kosmoselaevaga lihtsalt nii palju tulistada, kui ma tahan. Alati on mingid piirangud, näiteks 1 lask 1 sekundis või midagi sellist. Proovime meie täpselt sama teha. Ma kutsun seda jahtumiseks, ehk siis meie kosmoselaev peab natuke jahtuma enne, kui ta teist korda tulistada saab. Selle jaoks on meil vaja minna kosmoselaeva juurde ja luua uus muutuja. Selle jaoks ma lähen loon uue sündmuse, create, ehk siis kui see tegelane luuakse, siis ma teen sellise asja nagu muutuja. See on inglise keeles variable. Ma näen, siin on var nagu variable, assign variable. Nii ma võin anda meie muutujale nime. Ma annan meie muutujale nime jahtumine.
jahtumine. Ja algseks väärtuseks 0, miks mitte. Meie jahtumine hakkab toimuma nii, et kõigepealt meil on muutuja, mille väärtus on 0. Ja nüüd, kui me tulistame, siis selle väärtus tõuseb 15 võrra. Ja iga sekund hakkab ta ainult langema. See on hästi lihtne. Kõik, mis me tegema peame selle jaoks, on lisama siia, kui if mouse down, ehk siis kui me vajutame hiirt, peame lisama ka järgmise if lause. Ja selleks on if variable. Võime siis otsida if var, kui muutuja, ja siia alla panna ta, siia paremale. Võida siia paremale panna, selle siia alla lohistada. Ehk siis meil on, kui me vajutame hiirt ja kui meie jahtumine. Ehk siis siin me valime, et kui meie jahtumine on vähem või võrdne 0, siis me tulistatakse. Aga nüüd ma tahan, et meie jahtumise sellele muutujale lisataks näiteks 15. Ehk siis ma lähen siia var, assign variable, vajutan, toon ta siia alla ja kirjutan jahtumine ja annan talle väärtuse. Ma annan talle näiteks 15. Ehk siis iga kord, kui ma tulistan, siis ma kontrollin, kas mu jahtumine on vähem või võrdne 0 ja kui on, siis tulistatakse kuul ja jahtumisest saab 15. Nüüd meil tekib probleem sellega, et me saame tulistada ainult ühe kuuli. Nii, parandame selle vea kohe. Nimelt me võime minna iga selle stepi, ehk siis iga sammu algusesse ja öelda talle, et sellest jahtumisest lahutataks 1. Niisiis, vaatame, kuidas välja tuleb. Kenasti. Jahtumine on olemas. Nüüd ma saan kõige kiiremini iga poole sekundi tagant tulistada. Kordame siis veel korraks üle. Asi toimub meil nii, et jahtumisest lahutatakse iga siis samm, ehk siis 30 korda sekundis, -1. Ja kui meil on jahtumine väiksem või võrdne 0, siis tekitatakse kuul ja jahtumisest saab hoopis number 15. Ja siis hakkab jälle 15 lahutatakse 1 ja siis jälle 1, jälle 1. Ja kui sellest saab vähem kui 0, siis on tulistamine võimalik. Nii, aga mina tahaksin, et sina muudaksid nüüd natuke neid väärtuseid. Proovi panna siia 30, 40, siia üles näiteks -10, vaata, mis juhtub. Katseta natuke. Väga tubli töö. Järgmises osas loome vastased.